erakordselt sellest, et tänapäeva maailma inimese kõige kallim mainevara on ilmselt tema maine ja on jube oluline märgata, kuidas ei oleks mõni rott kusagil salves seda vara pihta panemas. Ja kui eelmine ettekandja hetk tagasi rääkis ametitest, mida varsti ei ole, siis mõtleme hetkeks, kes oleks võinud uskuda näiteks 5 või rääkimata juba 10 aastast tagasi, et on amet, kus inimese igapäevatöö on kellegi persooni brändimine ja jutt ei ole siin Elton Johnist või Madonnast, vaid see võib olla lihtsalt Urmas, see võib olla lihtsalt Piret või Silver või Silja, kes hoolib sellest mainest ühes või teises kontekstis, mis aitab näiteks uut töökohta saada. Nii et selline elu uuenemise tõmbetultes sündinud eriala või amet, ma ei tea, Liisi, kas sul on visiitkaardi peale kirjutatud isikubrändija? Ei ole isikubrändija. Aga aeg on teha see visiitkaart, sellepärast et järgmised 5 minutit tahavad nad kindlasti kuulata seda, nii pikk on, selle ajal nad jäävad magama. Isegi need, kes hommikul kell 4 ei ärka üles. Isikubrändija Liisi Toom on nüüd teie ees. Hurraa! Suur tänu, et te kõik siia tulite. Tervist, mina olen Liisi Toom. Kõigepealt terve karjääri nimel tahaksin ka teid tänada, et te olete siia tulnud, et te olete võtnud selle 1 tunni, 2 tundi, kes on rohkem, kes on vähem siin olnud, sest me peame tegema aeg-ajalt pause, me peame tegema aeg-ajalt niisugusi ülevaatusi iseendaga. Autodega me käime kontrollis, arstlikul kontrollil me käime, aga sellega, et mida ma siis olen korda saatnud, kas see on hea olnud, kas see on halb olnud, kas ma saaksin midagi muuta, kas ma saaksin ülemust natukene teistmoodi veenda või oleks ettevõtlus midagi, mis oleks minu teema. Selle peale me väga ei mõtle, laseme asjadel lihtsalt juhtuda ja kui kõik hästi on, siis tegelikult ei olegi rohkem vaja. Ja kui siin Urmas ütles, et see on sinu kõige kallim mainevara, siis ma ütleks, et see kõige kallim mainevara tuleb sinust endast. Sellest vaimust, mis sinus endas sees on, kui vaim kõlab suureliselt. Ma tulen Tartust, nii et ma tulen Tartu vaimuga. Persoonibränd selles juhul ongi tegelikult sinu sisu, vormi panemine ja siis selle esitamine niimoodi, et kas siis tööandja, klient saaks aru, mida sa pakud. Aga selle eeldus enne, ma ei hakka siin kohe ütlema, et nii, nüüd paneme sinu brändi ja sul on vorm olemas, paneme su ümmargusse vormi lilleliste, ma ei tea, roosikestega, mis iganes, et see käi niimoodi. Selleks, et üldse hakata välisega tegelema, kui te olete siin varasemates töötubades käinud, siis te olete kindlasti seda ka kuulnud, on iseendaga tegelemine. Ja minu juurde tulevad tõepoolest kliendid, kes kas mõtlevad, et võiks hakata tegelema ettevõtlusega, neil on mingi kindel oskus ja tunnevad, et võib-olla palgatöötaja ei ole päris see, kellena ma tahan olla 5 aasta pärast. Aga on ka eksperte, kes tunnevad, et nad on oma valdkonnas päris tugevad. Neil on väga kindel eesmärk, millise tööandja juurde nad tahavad minna. Sest ei ole kõik ametid sellised, kus sa nüüd paned püsti ettevõtte ja hakkame nüüd äri tegema. See on hoopis teine teema. Ja selliseid eksperte on ka vaja. Ja nemad siis küsivad pigem abi, kuidas tuua just need oma unikaalsed pooled välja, et tööandja, keda ta on ise valinud, ka saaks aru, et nende sisud klapivad kokku. Et see on osa sellest, millega ma tegelen. Ja miks ma seda räägin, on tegelikult suhteliselt praktilisest kogemusest. Ma olen ise olnud praktiliselt kõigis nendes erinevates rollides. Ma olen alustanud, siin eelmises loengus sai räägitud, mittetulundussektorist üldse, vabatahtlikuna. See oli juba kuskil 90ndate alguses, nii et minu tööstaaž võib pidada 20 aastat.
Ma hakkasin vabatahtlikkusega tegelema, noorsootööga tegelema, mis tasapisi viis mind lähemale asjadele, mis mind huvitas. Ja alati, ükskõik mis projekti ma ei valinud, see pidi olema kuidagi minu eesmärkide, minu enda huvidega seotud. See vabatahtlik tegevus viis mind minu esimese töökohani, kus ma väga edukalt kandideerisin ilma omamata tegelikult reaalset kogemust selles valdkonnas. Aga ma leidsin nippe, viise, mis näitasid, et tegelikult see on õige koht ja see oligi minu jaoks väga õige koht. Ja nii edasi, olen olnud ka teisel pool pinki, nii-öelda kui on inimesed kandideerinud ettevõttesse, kuidas siis valida õigeid inimesi, kes just meiega koostöös saaksid iseennast rakendada ja et meie saaks talle nii palju pakkuda, et mingigi periood tal oleks väga põnev. Ja siis lõpuks sattusin ettevõtlusvaldkonda, kohe IT-sektorisse, küll alguses siis palgatöötajana, ja see oli täiesti teistsugune maailm, tulles siis mittetulundusühingutest, et see on hoopis teine maailm ja sealt sai nii-öelda minu niisugune arusaam, mida see ettevõtlus siis võiks justkui tähendada. Aga ma ka valisin, et mina sellist ettevõtlust ei taha teha. Ja lõpuks ma jõudsin siis oma ettevõtteni ja siin just üks tuttav siin ütles, et tee palgatöötajast ettevõtjani on üks suund, ühesuunaline, ehk siis tagasiteed on väga raske leida. Aga ma natukene mõtleks selle ümber, sest minu arust oleme me kõik mõnes mõttes ettevõtjad. Ma ei oska sellele eestikeelset vastet väga hästi öelda. Eesti keeles oleks, et ja pääse sellest tee, mida sa tahad ja pääse sellest puhtalt, aga sellel on natukene teistsugune tähendus. Aga kui sa võtad vastutuse oma elu üle, sa valid seda, mida sa teed, milles sa arendad ennast, kuidas sa neid asju teed, kelle juurde sa lähed tööle või hakkad ettevõtjaks, kumb roll sulle rohkem sobib, siis sa saad päris palju teha asju, mida sa tahad, sel viisil, kuidas sa tahad ja kus sa seda tahad teha. Siin räägiti tööstressi ja läbipõlemist, kõik need ohud on ükskõik, kas sa oled ettevõtja, kas sa oled palgatöötaja, vabatahtlik. Tööstress on kõigil tulemas, aga see on mõnes mõttes ka oluline, miks te kõik siin olete, et te võtate selle aja, et te mõtlete, kas see, mis te teete, on efektiivne enam ja kas te tahate seda üldse teha. Ja minnes sujuvalt üle brändile, et kui te mõtlete, mis asi on bränd, siis üks lihtsamaid viise, kuidas seda selgitada, on see, et mida räägitakse sinu kohta, kui sind ei ole ruumis. Kõik need mõtlevad, mida võiks tema kolleegid, sõbrad, tööandja, kliendid rääkida kõrvalolijale, kogemata saavad kohvilauas kokku. Räägivad mingitest asjadest, mis tegelikult on teie valdkonnas, teie teemal. Et kas neile tuleb sinu nimi meelde? Heas mõttes või halvas mõttes? Ehk siis, mida räägitakse sinu kohta siis, kui sind ei ole ruumis? Kas sind üldse mäletatakse? Kas sa tuled üldse meelde? Brändimine on eristamine. Tootebrändidel me ju teame, et me valime kas ühe või teise teenusepakkuja. Vahepeal oli siin väga kindel eristus, et kas sa oled Swedbanka klient või SEB klient, Tele2 klient või EMT klient tollasel ajal. Et ei ole olemas inimest, kes on teisega sarnane. Ma ei tea, kas siin on keegi, kes on teisega sarnane 100%. Ei ole veel leidnud sellist, kes oleks 100% teisega sarnane. Ja see on ka teie vastus, et mis mõttes mina olen eriline või mina olen unikaalne. Et järgmine kord, kui te tahate seda öelda, siis mõelge sellele. Ja eristumisel, miks on oluline nii-öelda eristuda? Ei ole oluline eristuda, et ma olen nüüd maailma kõige suurim, kõige parem, Lady Gaga, üle maailma globaalselt tuntud tegelane, vaid pigem on see, et kui keegi küsib sinu ekspertiisi, sinu valdkonnas olevat teenust, mul on kergem rääkida natuke teenusena, aga ma mõtlen ka seda, et teie aeg on see, mida te müüte oma tööandjale.
nii et mõnes mõttes see on ka teenus, et kuna siin on hästi palju erineva profiiliga inimesi, siis vahepeal võib see nii-öelda kõlada justkui ainult teenusepakkuja ja klient, aga ma mõtlen ka seda, et jah, sinu aeg on sinu nii-öelda asi, mida sa müüd teenusena. Ehk siis eristada on vaja selleks, et inimene oskaks teha valikut, kas sina oled õige juuksur, õige maakler, kas maakleril kas ta on ainult Tallinna piirkonnas, kas ta pakub lukskortereid või ta pakub äripindu. Ehk siis maakler on ju maakler, aga tema selline spetsiifilisem nišš on see, mis aitab teda eristada. Ja mida meile see valik annab või mis on nii-öelda valiku all, on usaldus. Ja kui me räägime persoonibrändist ja mainekujundusest, siis tuleb inimestel see pähe ka müük. Ja müük tähendab seda, et tavaliselt, et müüakse justkui midagi, mida sul ei ole vaja. Aga mina ütleks, et müük on vastupidi, hea müügimees müüb täpselt seda, mida sul on vaja või jätab selle müümata ja leiab inimesi, kellel on seda tegelikult vaja. Brändi mõte on kujundada või lasta kujuneda enda brändil nii, et ühel hetkel sul pole vaja käia, et kuule, et osta mu teenust, et mul on selline lahe asi, tule osta. Et see käib sujuvalt. Kuna ma olen ise hariduselt kommunikatsioonijuht, selle lõpetanud, siis meil ei ole kergeid lahendusi kommunikatsioonis. Kommunikatsioonis see tähendab aastaid ettevalmistus, sõnumite seadmisi, analüüsimist, taustauuringuid, et üldse jõuaks selleni, et üks klient tuleks meie juurde. Aga kui see klient tuleb, siis ta juba teab, mida ta saab. Me teeme kõik selle nimel, et kui ta jõuab meieni, siis ta ka saab seda, mida tal on lubatud. Ja see tõstab usaldust. Usaldus tähendab seda, et inimene läheb ja räägib järgmisele inimesele ja nii ongi. Ja nii ei ole vaja ühel hetkel müüa. Kuna tullakse nii-öelda abi küsima või mis on niisugused probleemkohad, mis tekivad brändidega. Et ma tooksin hoopis mõned näited, et üks finantsanalüütik soovis kandideerida finantsanalüütiku kohale. Ja ta ei saanud aru, miks ta aasta aega, olles väga konkreetselt valinud, sest üks asi, mida ju me ütleme, et ära saada huupi CV-sid, vaid mõtle, kellele sa nii-öelda saadad. Ja tema tegi väga hea töö. Ta valis, ta mõtles, mis oskused tal on ja siis kandideeris. Ja vaadates kuskil 10 erinevat CV-d koos tööandja pakkumistega, siis oli kohe näha, et üks oluline asi, kus me võime mööda panna, on näiteks iseloom või see stiil, kuidas me räägime mingitest asjadest. Ilmselgelt tööandjad olid otsinud sellist väga aktiivset, lõbusat, müügile orienteeritud inimest, aga selle inimese CV, tema motivatsioonikiri oli selline hästi rahulik, pereisalik, malbe, hästi ilus. Kõik justkui oskused olid olemas, aga absoluutselt ei olnud tunnet, et see tegelikult temale sobib see koht. Ja nüüd küsimus ei ole isegi, kas ta oskustelt sobib, aga kui sa lähed kohta, kus nõutakse hoopis teistsugust niisugust iseloomu, siis sulle ei sobi see klapp ei toimi. Et isegi kui sa saad töökoha, sa võid sealt varsti ära tulla, sest see ei sobi. Teine on ka, inimesed arvavad väga hästi oma oskustest. Et mul on see ja teine, ma olen õppinud ja olen aga ei osata, ühelt poolt ei osata tõlgendada oma oskusi, neid, mis ei ole nii-öelda formaalharidusega saadud, ja teiselt poolt hinnatakse natuke üle ja siis räägitakse sellest, mida ma kõike oskan, vaatamata tegelikku ka tööpakkumist, mis seal siis tegelikult küsitakse. Ja see tähendab seda, et sinu oskus tegelikult ei vasta tol hetkel nõuetele, mida klient, mida tööandja soovib. Nii, ehk siis siin on mõned asjad, miks
sa ei pruugi saada tööd, miks sa ei pruugi saada kliente, miks ei pruugi saada investoreid, meil on, kui startupidest rääkida, et kas sinu iseloom ei sobi, kas sinu teenus, sinu oskused ei ole õiged, ei saada aru, mida sa pakud. Et sa justkui oled väga aktiivne ja tahaksid tööle minna, aga sa tegelikult ei ole ka kindel, et see ametikoht on sul õige. Justkui tundub, kõik need linnukesed saad ära teha, aga kuidagi ei lähe. Ja see on nii naljakas ja mina ei oska seda sõnadesse panna, võib-olla karjäärinõustajad oskavad paremini sõnadesse panna, aga kui sa vaatad CV-d, siis sa saad aru, et jah, ta oskustelt on üsna paigas, kõik on paigas, aga see ei ole see. Et on näha, et ta on õppinud midagi, aga ta ei seosta ennast veel justkui, et tahab väga konkreetselt, kui me mõtleme kas või kommunikatsioonivaldkonnale, et seal on ju, sa võid olla juht, sa võid olla meediasuhetega tegeleda, turundusega, väga erinevate asjadega. Ja kui sa lihtsalt vaatad järgmist kommunikatsioonipakkumist, siis ja kandideerid, aga sa tegelikult ei tea, mis sind täpselt huvitab, siis jääb see ebaselgeks. Ja 4. on ilmselt see, millega nii-öelda brändimisel, kui sa oled enda nii-öelda analüüsiga juba tegeleda jõudnud, on siis, et sind ei leita. Me kõik räägime veebimaailmast, aga tegelikult veeb ei ole ainuke koht, kus sind otsitakse. Ja kui sa ei ole rääkinud, mida sa teed ja mismoodi sa teed, siis ei pruugi ka keegi sind leida. Ja aeg ja koht pole ka õige, et mõned asjad võtavad kauem aega, et see on ka, tuleb arvestada. Ja kes siis on need inimesed, need müstilised inimesed, kes hakkavad persoonibrändiga tegelema? Mina ütleks ühelt poolt, et teil kõigil see on olemas, kui me räägime sellest, et bränd on midagi, millest räägivad nii-öelda, kui sa lahkud ruumist, siis mida sinust räägitakse, siis tegelikult teil kõigil on olemas bränd. Nüüd küsimus on see, et kas see on teadlikult kujundatud, kas see on mingi konkreetse eesmärgi nimel kujundatud. Kõige parem on see, kui see kujuneb ise, ehk siis ei pea hakkama kujundama midagi, mida pole olemas. Ja üks väike definitsioon, see on minu poolt, või minu jaoks selline, mida mina arvan, mida persoonibränd on. Ta on oma isiku oskustest, kogemustest, iseloomust, hoiakust, tema klientide nii-öelda vajadusest, sellest, kus ta töötab, teeb, kõigest sellest koosnev niisugune kompleks. Ma näitan ühe, vaatan, kas ma saan näidata, siis on võib-olla natuke selgem. Et kui te näete, et kõige keskmes on tegelikult 3 küsimust. Kes sa oled, mida sa oskad, mida maailmas vaja on, sest sa ei ela siin maailmas üksinda. Ja alles siis 4. on küsimus, kus ja kuidas oled sa nähtav. Et ei hakka tegelema Facebooki lehe alustamisega enne, kui sa ei tea, kas su sihtgrupp üldse seal on, kas sa üldse oskad seda Facebooki kasutada ja kas sellel on üldse mingisugust mõtet. Eristumine. Mainisin korras eristumist ja siin te saate ise mõelda, praegu selle loengu ajal ma loodangi, et te tegelikult mõtlete ise enda peale sellele, mis valdkonnas te töötate ja kuidas seda rakendada, mis siin nii-öelda kõlab teile. Eristuda saab hinnaga, ma teen odavalt, ma teen kallilt, saab taas toodete kvaliteediga see, kuidas sa seda asja teed. On sihtgrupp, on see, et kui sina oled ainuke inimene, kes mingisugust lahendust pakub, siis ilmselgelt sul on ühelt poolt lihtsam, teiselt poolt, kui sinu nišš, see sihtgrupp, kellele sa saad oma teenust pakkuda, on väike, siis on raskem jällegi nendeni jõuda. Ja siis on see müstiline X-faktor, mida me kõikide nende oma eelnevate kogemuste, oskuste kombinatsioonis saame. Ja seda niimoodi ees siin on väga raske öelda. Kõige aluseks on sisu. Kui sa oled ise analüüsinud, kes sa oled, mida sa teed, kellele sa teed, siis need pusletükid lähevad sinu jaoks paika. Need sinu varasemad kogemused, tegevused ühel hetkel tõlgenduvad mingiks väga kindlaks tööks. Aga selle aluseks on tunne iseennast. Ja kuna ma lubasin, et see on audit, siis ma olen valmistanud teile 14 küsimust.
auditid ei ole vist lihtsad, mul ei ole kunagi auditit tehtud, aga need ei ole lihtsad ja te kindlasti ei jõua nendele siin vastata, see oleks järgmise päeva töö. Et need slaidid tulevad teile endale ka, aga natukene aimu anda, mis küsimused need on. Siis enne kui küsimusteni minna, siis valige vähemalt üks valdkond, üks amet või millele te mõtlete, millega te tahaksite tegeleda, mis on see valdkond. Ütleme, et sa oled maakler, raamatupidaja. Kas sa ise tead, milles see sinu oskus seisneb? Mis see oskus on? Mõtle, kui sa peaksid seda kirjeldama inimesele, kes võiks olla sinu potentsiaalne klient, aga ei tea sellest valdkonnast mitte midagi. Mismoodi on ta erinev? Meil on raamatupidajaid, meil on rahvusvahelisi raamatupidajaid, meil on, ma ei tea, kes tegelevad konkreetselt IT-sektoriga. Kas sa suudad tuua 3 näidet, mis kinnitab, et sa oskad oma tööd teha selles valdkonnas? Ja see on kõige trikim küsimus. Eriti kui on juhid võib-olla või olen sekretäride meeskonda koolitanud, aga no mida mina teen? No mida teeb sekretär? Must on sekretär kõige olulisem amet ühes ettevõttes, vähemalt hea sekretär. Aga mida ta teeb? Ja mitte lihtsalt näidet, see näide peab olema ka väga selge, et ajakirjanikest siin rääkides, et ma olen ajakirjanik, ma kirjutan lugusid. Milliseid lugusid sa oled kirjutanud viimase aasta jooksul või viimase 6 kuu jooksul? Kas need on mingid konkreetsed tüüpi lood? Kas need on konkreetsele sihtgrupile lood olnud? Milline on olnud vastukaja? Selline väga konkreetne sõnastus, et 3 näidet selle kinnituseks, et sa oskad seda tööd teha. Kas sul on kujunenud viis, kuidas sa oma tööd teed? Lihtsam variant on see, et sa teed väga kiiresti, korrektselt, sa oled väga detailirohke. Võib-olla on midagi seal veel. Kas sa oled kindel, et, ja siis pange nüüd see oma oskus, oma valdkond, on midagi, mida sa teed kirega? Ja see on niisugune triki küsimus ka. Et me vahepeal mõtleme, et meil tuleb jube hästi välja ja kõik justkui tahavad, aga tegelikult see pole päris see. Tegelikult on mingi teine asi, mida me ei ole veel enda jaoks sõnastanud, mis oleks tegelikult põnevam, mida me oskaksime paremini ja mis paneb see kurikuulus silmad särama. Ehk siis kahtle endas vahepeal, kas see on see, mida sa teeksid kirega. Ruumist väljamineku kohta. Kas sa oskad öelda, mida teised sinu kohta ütleksid? Mitte lihtsalt, mida sa arvad, siin ongi see koht, kus sa pead küsima nendelt, kes ausalt ütlevad. Kas sa oskad kirjeldada konkreetset klienti, tööandjat, kus just sina saad lahendada mingit X probleemi. See on see ideaalse tööandja paika panemine, ideaalse kliendi, kellele sa saad pakkuda just täpselt seda sinu teenust, täpselt nii, nagu sina tahad, täpselt seal, kus sa tahad seda teha. Jätkub. Kas sa oled viimase 6 kuu jooksul õppinud midagi? Ja me tihtipeale unustame õppimise ära, et me oleme väga head, aga me ei mõtle sellele, et me peaksime oskusi arendama. Muudatuste ajal on oskuste juurdõppimine, nende arendamine nii oma valdkonnas kui ka meie tööandja või meie kliendi valdkonnas. Või tegelikult ka mingis kolmandas oma hobide arendamine. Sest minul on enamus töösid, mida ma olen teinud, on seotud olnud mingi hobiga. Et ma olen saanud selle töö sellepärast, et ma olen tegelenud mingi hobiga või mul on olnud mingi huviala. Olgu see keel, olgu see reisimine, olgu see ajalugu, mis iganes. Et need on olnud tegelikult mitte see oskus. Ma tean kommunikatsioonijuhti, kes räägib võro keelt, et on ainukene kommunikatsioonijuht, vähemalt meie teada, kes räägib võro keelt. Mis te arvate, tal on seal võrokeste juures nihuke turg, kui ta tahaks? Pole probleemi. Ehk siis millegi õppimine on alati kasulik.
me räägime, et meile meeldib teha mingeid asju, me oleme väga head, aga kui me paneme kalendrisse, siis me võime avastada, et tegelikult me ei tegelegi sellega üldse väga palju. Tegelemine ei tähenda ainult seda, et sa teed tööd, vaid see tähendabki sedasama õppimist, sedasama arendamist, huvi tundmist, vabatahtlikult millegi tegemist, kus sa saad oma oskusi ja teadmisi rakendada. Minnes nüüd nähtavusele, ma otsin tööd ja siis tegelikult sa istud kodus või sa oled võib-olla isegi tööl, aga sa ei ole kellelegi oma CV-d saatnud, sa ei ole rääkinud inimestega, sa ei ole uurinud põnevaid ettevõtteid, kelle juurde sa võiksid üldse minna tööle. Ehk siis sa tegelikult oled väga passiivne. Ja see ongi see küsimus, et kas sa oled midagi 6 kuu jooksul teinud, et keegi saaks sinust üldse teada midagi. Nüüd need, kes on midagi teinud, siin on olnud ärikonsultante, kes ütlevad, et kliente on kuidagi väheks jäänud ja siis justkui nagu teevad igasuguseid asju, aga siis tuleb välja, et nad ei ole näiteks oma endiste kontaktidegagi ühendust hoidnud. Et on jätnud väikesed asjad, mis on võimalikud uute klientide tekitamiseks, on kasutamata jätnud. Ja vastupidi, panustavad oma turundust või tegevusi kas veebilehele, kui nende sihtgrupp ei käi absoluutselt veebilehtesid lugemas. Kas sa oskad ennast ja seda, mis teeb sind unikaalseks, kirjeldada 5 lausega, 30 sekundiga, valige, mis teile endale paremini sobib. Lühidalt, selgelt ja mis suunaks teist, sinu partnerit, mõtlema sellele, et kui ta ükskord vajab sind, siis ta oskaks sinu poole pöörduda, tal on meeles see. Jah, see on natuke mainitud juba, et kas sinu võrgustik teab, et sa tegeled sellega ka, selle valdkonnaga, selle huvialaga, kui me siin rääkisime, et palgatöö kõrval hakatakse väikselt ettevõtlusega tegelema, siis kas teised inimesed teavad seda, kui eeldades, et see on eesmärk ühel hetkel minna puhtalt ettevõtluse juurde, kas teised ka teavad seda? On neid kooke saanud proovida? Kas ja milliseid turunduskanaleid sa kasutad? Me võtame turundust kui ainult sellist pabermeedia, reklaamimine, telereklaamid, aga meie igapäevane kontakt persoonibrändi puhul, meie töö on tegelikult kõige olulisem turunduskanal. Ja kõik teised kanalid aitavad sul seda edasi anda. Ehk siis, milliseid kanaleid sa kasutad, olgu see CV. CV-sid saab väga põnevaks teha, väga graafiliselt ilusaks teha. Olgu see portfoolio, mis just näitab seda, millised oskused sul on ja kuidas sa oma tööd teed. Kellele sobib Facebook, artiklid, esinemised, võrgustiku loomised. Kõik oleneb loomulikult sellest, millises valdkonnas sa oled. Ja viimane küsimus, mis tegelikult on ka juba olnud, kas sa tegelikult sooviksid seda valdkonda, mis on siis sinu peas nüüd, oma igapäevatööna teha. Minu arust on see üks olulisemaid küsimusi, et mõelda, et kui ma nüüd tegelikult homme hommikul ärkan üles ja ma olekski selles situatsioonis, et ma nüüd pean seda tegema. Et kas see on see, mis ma tegelikult siis tahan. Tihtipeale me ei tea enne, kui me ei proovi, aga siis tuleks enda suhtes aus olla. Ja miks küsimuste esitamine iga küsimuse juures aitab ka veel edasi jõuda. Minule väga meeldib Gary Vaynerchuk, kes on väga lühidalt võtab kokku, kes ta on ja mida ta teeb. Tänaseks ta enam ei tegele veinide müügiga, aga ta ongi läinud meediasse ja suhtekorraldusse, aga ta tegi 1000 YouTube'i klippi, millest ta rääkis 3 hästi lihtsalt, 3 veinist ja soovitas siis või tegi avaldas oma arvamust ja see muutus väga popiks. Tal oli siis ka veinipood, kus ta müüs neid veine. Et minu arust on ta väga hea näide sellest, kuidas väga lihtsate vahenditega jõuda väga paljudeni. Nüüd, võttes seda kokku vaikselt, siis
mida teeb nii-öelda bränd ja selle välimuse nii-öelda rakendamine. Ja mulle meenub mu enda logolugu. Minu see persoonibrändi logo on väga värske, see on eelmine aasta tehtud ja mul on agentuur olnud kuskil 5 aastat. Ja ma ei saanud ja mul oli piinlik, et no mis mõttes persoonibrändi agentuur, ise räägid brändidest ja sul endal ei ole siis nii-öelda visuaalset brändi. Ja ma sain aru, milles probleem on ja ma avastasin just hiljuti ka ühe teise ettevõtja, kellel oli täpselt sama probleem, ütles, et no kujundaja ei suuda mulle mitte ühtegi kujundust teha. Ja siis mõtlesin, et okei, aga äkki on probleem selles, et sa ei tea ise, mida sa tahad tegelikult teha. Ja see ongi kõige nii-öelda tavalisem viga, et tullakse, et tule nüüd tee midagi ja saa mind tööle või et saa mulle kliente, et müü mind. See ei käi niimoodi, sest enamasti need inimesed ka ei tea veel, mida nad tahavad. Sellel hetkel, kui nad teavad, millist tööd klienti, kus kohas, kuidas nad tahavad, siis on väga lihtne luua vormi. Ja visuaalne pool, brändimine on vormi loomine olemasolevale sisule. Ehk siis töö käib kliendi materjalist. Ehk siis mina ei loo mitte midagi, mida pole olemas. Ja miks see karate pilt ühelt poolt, see meenutas mulle minu treeningu algusaastaid, kui ma läksin karateesse ja mul ei olnud kimonot, seda valget giid. Ja ma tegin mõned kuud siis trenni, et vaadata, kas ma ikka tahan ja kas mulle ikka meeldib see oli 10 aastat vist tagasi. Kas mulle ikka meeldib ja nii edasi. Ja ühel hetkel, kui ma otsustasin ära, et jah, nüüd ma hakkan karateega tegelema, ja mul ema ostis mulle, või see oli rohkem kui 10 aastat tagasi, ostis gi ja ma panin esimest korda selle selga ja teate, ma tundsin, et ma olen hoopis parem. See kestis muidugi paar trenni, aga see, kui te ühel hetkel, kui te olete ise paigas, te teate, mida te pakute, teil on see sisu endal olemas, te oletegi tegelikult, teete seda unikaalsel viisil, kvaliteetsel viisil. Te ei pea tegema seda kellegi teiste reeglite järgi, vaid enda reeglite järgi, sest siis te kujundate selle, et ühel hetkel on teil rohkem valikuid ja te saate valida endale õige. Aga jah, see gi kohe, et liigutused läksid selliseks napsavaks ja ilusaks, aga tunne oli parem. Ehk siis brändi loomine, väga paljud ettevõtted saavad hakkama ilma sellise uuendatud logode ja asjadega, sest neil on nii hea mainekapital. Aga ühel hetkel nad ka tunnevad, et tegelikult peaks värskendama, et nii-öelda sisu panna nii-öelda vormi ka, mis kajastaks seda sisu. Ja mulle meeldib ka karatees see, et mis minu arust peaks ka iga persoonibrändijaga kokku minema, et seal on oluline austus iseenda ja teiste suhtes, sinu klientide suhtes, ehk siis sa ei paku midagi, mida sa ei suuda nii-öelda teostada. Sa pead olema järjepidev oma tegevustes, sa pead püüdlema, karatees öeldakse täiuse poole, täius, igaüks defineerib seda endale, see ei tähenda ülepingutamist, see tähendab enda jaoks sellisesse situatsiooni jõudmine, kus sa oled ise rahul. Ja ole aus enda suhtes, asjade suhtes, mida sa ei oska, asjade suhtes, mida sa pead arendama ja julge ka tegelikult öelda neid asju, mida sa tegelikult oskad väga hästi. Sest enamast, kui me loome siin Maris Laurid, Anni Arrad, kõik nad ütlevad ühel hetkel, et aga see tuli hästi välja, ma ei oska mitte midagi muud paremini teha. See tuleb mul hästi välja ja ma teen seda natuke teistmoodi. Ja see ongi kogu see trikk. Tegelikult ei ole see väga raske. Sinu unikaalsus tuleb sinu isiksusest ja justkui juhuslikest asjadest. Juhuseid siin maailmas ei ole. Nii et ma loodan, et te õpite ja saate kogemusi. Julgete teha neid asju, mis teid huvitavad. Ja siis mõtlete, kuidas aitaks nähtavus teil saada õiget klienti, õiget tööandjat. Ja just neid õigeid, kellega teil on meeldiv ja mõnus tööd teha. Ja karate tsitaat, see on Bruce Lee tsitaat. Võta endasse kõik, mis on kasulik, jäta kõrvale kõik, mis ei ole, lisa see, mis on sulle unikaalne. Ja Bruce Lee kindlasti ei ütelnud seda, et oska end näidata.
siis see tuleb lihtsalt juurde. Aitäh! Lihtsalt põhimõtte pärast, et natuke vaielda sinuga ka. Et kui sa ennem siin püüdsid teha testi, et kes on erinev ja kes on samasugune, siis teaduses ei ole sugugi saladus, et inimesed, kõik me siin saalis, oleme ühesugused 99,98% ulatuses, mis puudutab geene. Meid eristab 0,02%. Täiesti tühine osa, justkui. Et tegelikult aga on piisav. No kindlasti piisav, no oleme, mis nurga otsast vaadata, et tegelikult on lõpuks ju inimene ikkagi erakordselt ennustatav. Inimene on nagu ühesugune, on teatud tüüp asju, mida ta soovib, mille nimel ta tegutseb ja nii edasi. Et ütle need 3 nagu võlu asja, mis peab olema teise inimesega suheldes, suhet ehitades, oma brändi silmas pidades nagu meeles. Mul läks mõte pigem sellesse, et me oleme kõik ennustatavad ja minagi olen läbi teinud neid neuroökonoomia ja psühholoogia loenguid ja see on hirmutav, kui etteaimatavad me oleme tegelikult. Et sellele mõeldes ma ütleks, et unustaks kõik need loengud ära ja alustaks sellest, et tõesti teeks seda, mis sulle meeldib teha. Selles suhtes unustades ära, et psühholoogia juba paneb selle kõik ette ja sa tegelikult ise tead seda kõike, aga võtta asja lihtsalt. Lähtuda sellest tõesti, mis sulle meeldib, mis sul tuleb hästi välja ja ka püüda teist oma vastas, kes võib olla klient, kui me räägime nüüd sellest konkreetselt, klient või tööandja, saada aru ka, mida tema ootab tegelikult. Mitte lihtsalt rääkida ainult endast, et mina teen seda ja oi, kui lahe ma olen ja mulle hullult kõik asjad meeldivad ja siis sa näed, kuidas inimene juba silmad lähevad kuskile, mõtleb õhtusöögile või millelegi. Et see vastastikune teineteise mõistmine on siin hästi oluline. Et sa küll tead, mida sa ise teed ja mida sa pakud, mis on sinu see professionaalne kuvand, sinu professionaalne valdkond, kus sa seda brändi kujundad või lased kujuneda, aga sa oled ka kursis kõige sellega, mis sinu ümber toimub. Et ma arvan, et need on pigem 2, et ma rohkem nagu piisab nendest 2 ka. Kui nendega hakkama saada, on juba väga hästi. Ma proovisin ise oma küsimusele ka vastata vahepeal ja leidsin väga hea vastuse. Mulle nagu tundub, et vaja on anda ka nagu aega, et mitte alati ei ole see esimene reaktsioon nagu kõige õigem. Et alati on tore valida 2 või 3 reaktsiooni vahel. Suheldes teise inimesega. Ja mul tuli siin võrgustiku teema, et võrgustiku mõju ju hakkab võib-olla mõnikord kuskil 2-3 aasta pärast. Ehk siis, ja teine asi, see inimene võib paari aasta pärast olla juba vahetanud ka professiooni, et asjad muutuvad nii palju ja sellepärast see esimene mulje, ta loob mingi baasi ja see toimib, 3 sekundi reegel toimib, mõne inimesega meil on parem klapp ja mitte midagi pole sinna teha. Mõne inimesega me peame lihtsalt hakkama saama, sest see on meil nii-öelda sisse kirjutatud, aga jah, anda aega ja püüda aru saada enda motivatsioonidest ja teiste motivatsioonidest ka vastas. Suur aitäh! Väga filosoofiliseks. Liisi Toom, Eesti esimene laiatarbe persooni brändi agentuuri juht.